Aknalused on koalitsiooniga seotud, see on ainult kindlust pakkuv märk. Tere! Mis asja? Ja sotsid ka enne. Tulite, meie ootasime. Täna ei ole fraktsioonide põhiselt, sellepärast, et kandidaati saavad esitada Riigikogu liikmed ikkagi. Tõnis Mölder on kõige edukam poliitik siin Riigikogus praegu, et tema fraktsioon pidevalt kasvab, teistel pigem vähenevad. Nagu, et jah. Nii et oled sa oma lambad üle lugenud? Meil on hästi. Sul on siuke doonorfraktsioon, ma ütlen selle ette ära. Jah, presidendi kandidaadi osas võivad erakonnad olla üllataval üksmeelel, kuid poliitiline ilkumine pole seejuures veel kuhugi kadunud. Töögamise saatel astusid sotsid, Reformierakond, Eesti 200 ja fraktsioonitutena valimiskomisjoni uksest sisse, et esitada Ülle Madise ametlikult presidendi kandidaadiks. Terve Eesti meedia kohe nende kannul. Siin on tõend kodakondsuse kohta ja siin on ka siis kandidaadi käsitsi kirjutatud nõusolek. Siin on siis kirjas, et olen nõus kandideerima vabariigi presidendiks. Kinnitan, et vastan vabariigi presidendi kandidaadile esitatavatele seadusega sätestatud nõuetele Ülle Madise ja see on omakäelise allkirjaga allkirjastatud 24. augustil. Sellega sai Ülle Madisest ametlikult ainus presidendi kandidaat vähemalt esimeses voorus. Kui see oleks aga EKRE teha, siis nii see asi ei jääks. Meie arvates on ta kahvatu bürokraat, kelle põhisisu seisneb selles, et tuua põhjendusi, miks midagi teha ei saa. EKRE saadikud tegid valimiskomisjonile taotluse jätta tema kandideerimine registreerimata, sest meie arvates nii põhiseadus kui õiguskantsleri seadus panevad Ülle Madise kandidatuuri lepitamatusse huvide ja rolli konflikti. Et kui Ülle Madise oleks tahtnud presidendiks kandideerida, oleks pidanud ta oma ameti maha panema ja poliitikuks hakkama. 4 erakonna ja fraktsioonitute saadikute peale saadi täna hommikuks kokku 75 häält. Aga mitte kõik erakondade liikmed ei olnud nõus Ülle Madiset toetama. Sotsidest ei andnud oma allkirja näiteks endiselt Züleyxa Izmailova ning Isamaast Priit Sibul ja Helir-Valdor Seeder. Tekitab see teis muret erakonna esimehena, et ikkagi kõik liikmed ei ole pardal? See pigem näitab seda, et sotsiaaldemokraadid ei suru oma saadikuid tegema midagi, mida saadik oma siis vabaduses ei taha. Et meil sellist reeglit ei ole, et partei esimees ütleb ja kõik peavad kulpi lööma. Isamaalane Andres Metsoja andis oma allkirja alles täna hommikul kell 10 napilt enne allkirjade üleandmist. Lea Danilson-Järg ütleb, et mingit kõhklemist siit välja ei tasu lugeda. Internetikeskkondadesse sisselogimine olevat lihtsalt tüütu ja pikk protsess. Poliitkoridorides ennustatakse, et 2. septembril toimuval salajasel hääletusel võivad hääled kaduda just Isamaa ridadest. Danilson-Järg lükkab selle väite ümber. Isamaa on tuntud poliitikas selle poolest, et ta üldiselt teeb seda, mida ta on lubanud ja me jätkuvalt oleme sama meelt, et kuna me konsensuslikult otsustasime toetada Ülle Madise kandidatuuri, siis me seda ka teeme. Ma saan aru, et võib-olla viimased reitingud natukene aitasid sellele kaasa ja tõesti eelmise päeva õhtul veel püüdsid need aknalusteid veenda Tiit Landi toetama, aga tõesti, kui mõni isamaalane ei anna neid hääli, siis pigem tundub, et need hääled tulevad ikka kokku. Riigikogus on vajalik Madisel korjata 68 häält ehk allkirjade järgi on tal hetkel 7 varuhäält. Poliitikas kehtib teatavasti vanasõna, et õige poliitik annab sõna ja võtab sõna, kuid Õnne Pillak usub, et inimesed on ausad ja head ning ükski hääl ei lähe kasti juures rändama. Miks nad peaks oma sõna murdma? Minu meelest on ka väga oluline see, et varem ei ole olnud niivõrd suurt sellist poliitiliste jõudude üksmeelt. Selleks tuleb alati valmis olla, sellepärast, et ma ütlen, salajane hääletus, me kunagi ei tea, kas hääli läheb vähemaks või vastupidi tuleb hoopis juurde. Üks mis kindel, Keskerakonnast neid hääli juurde ei tule, vähemalt nii vannub Lauri Laats. Selge on see, et me ei käitu kui tuulelipp ja me oleme oma otsustes kindlad ja me jääme Tiit Landi taha praegu. Võib ka nii juhtuda, et me näeme võib-olla presidendi valimisi tõelisi valimisi valijameeste kogus. Poliitikud on oma valiku presidendi kandidaadi osas teinud. Norstati värske uuring näitab aga, et 70% inimeste arvates peaks uue kandidaadi siia Kadriorgu valima hoopis rahvas. Seejuures anti inimestele ette ka nimekiri võimalikest presidendi kandidaatidest ning ka seal tuli kusjuures võitjaks Ülle Madise. Talle järgnes Mart Helme.
me ju kõik saame aru, et kuna rahvas teeks teistsuguse presidendi kui poliitikud, siis sellepärast ei ole poliitikud ehk mitmed Riigikogu koosseisud seda süsteemi, mis täna on, ära tahtnud muuta, et on tahetud hoida seda enda käes, seda, kellest saab president ja Ülle Madise minu meelest ilusti sellesse mustrisse sobib, et me saame endale presidendi, kes ei sega ei parlamenti ega valitsust ega laiemalt üldse mitte kedagi. Kui meil oleks presidendi otsevalimised, siis me valiks poliitikut, mitte presidenti. See näeks välja nagu Riigikogu kampaania, see oleks väga jõhker, põhiseadus on väga targalt tehtud, et president ei oleks erakondlik, ei oleks erakonna nägu seal, et me ei näeks seal Urmas Reinsalut või Lauri Läänemetsa, kes tegevpoliitikast nagu pürgib presidendiks, vaid me ikka saaks sellise inimese, kellesse Eesti inimesed uskuda saavad.